vana, tulin just maja. See oli nii vinge, ma sain nii palju uusi sõpru, kõik olid nii toredad. Saad aru? Mina nimelt käisin ka malevas 60 aastat tagasi. Siis olid asjad hoopis teistsugused. Lügasime aina rasket tööd teha. Pidime päevad läbi igaviimse umbruga ära kõplema. Pidime suuri, raskeid kände maast välja tõmbama. Selg oli valus, käed olid villis, varvad külmad ja verised. Põlvedest me ei hakka rääkimagi. Füüsiliselt kurnavad tööpäevad ja tööandja oli kohutavalt nõudlik ning range korraga. Ei või olla. Meil on ikkagist normaalne töö. Töötasime päevad läbi arvuti taga, tegelesime digiräpsu koristamisega, käisime ka põllul wifi't otsimas, et meie mega äge rühmajuhendaja AI 3XZ8 saaks meile õhtuti teha ühiseid escape room'i mänge. Te kutsute seda tööks? Meil oli korralik rutiin. Hommikul kohe, kui nõel kukkus, olid kõik üleval ja hambad pesus, millele järgnes raske hommikuvõimlemine. Hüppasime, tingitasime, jooksime ning lõpuks olime täiesti läbi. Pidime ise hommikuks putru ka keetma. Oot, mis asi on puder? Miks te nii palju aega kulutasite toidu valmistamiseks? Me küll võtsime hommikusegi pulbri sisse ja kohe tööle. Noh, veab teil siis. Me tööle muudki jalutame, paneme kummerid ning jalutame veelgi. Kui algab tööpäev, hakkavad ka traktorid ossama. Rügame jälle tööd, kuigi vahel saame istuda ka. Peale tööpäeva panid rühmajuhid meid tikke lugema ja rätte võltima ning uuesti toitu valmistama. Kuid see kõik oli väga väärtuslik kogemus. Kasvasime kokku ja meid tekkisid ühised mälestused, mida siiani meenutame. Kui järgnevatel aastatel nägime uuesti maleval. Jah, vanaema, see malev andis täiesti palju toredat mälestusi, ühiseid nalju. Kindla peale lähen ka järgmine aasta.